Ja päevas kordi ma siis ise endale ütlesin, et ma ei saa hakkama, ma olen halb ema, näed, ma lahendasin jälle selle olukorda valesti, et näed, ärritusin siin ja tegelikult oleks pidanud rahulik olema. Ja ühel hetkel see oli lihtsalt nagu nii mürgitas mind juba, et ma kuidagi ei suutnud iseendaga elada. Ma arvan, et kui nüüd lapsevanema rollis olla, siis see isiklik eeskuju on tegelikult ikkagi kõige suurem teenäitaja. Ja teine teema on see, et mis on need asjad, mis ise me koju kappi ostame. Et laste maitsemeel ikkagi kujuneb välja selle järgi, et mis me ju ise kodus sööme ja neile pakume. Et võib-olla see tunnike, mis kulub seal telefonis olemisele, saaks kulutadagi hoopis mõistlikumat ja kokata endale ette toite. Ma arvan, et see on ikkagi niisugune nagu prioriteetide seadmise küsimus ka, et kui see toitumise teema on prioriteet, siis sa lihtsalt leiad selleks aja. Lause, mida ma tegelikult sageli ütlen, on see, et kas kellegi tervis või elu on ohus, kui midagi jääb tegemata. Et kui vastus on ei, siis tegelikult need asjad kannatavad oodata. Tere tulemast! Mul on hea meel, et sa oled jälle vaatamas ja kuulamas podcasti Julgus valida muutust järjekordset episoodi. Täna istud ma siin koos Kristiga. Minu külaline on Kristi Kirikal. Ja mul on alati kombeks tutvustada külalisi nagu seda pidi, kuidas mina neid tunnen. Ja sina oled minu jaoks üks päris uus inimene, sest ma ei ole sinuga elus varem kokku puutunud kui nüüd siin podcastis. Kuidas sa tunned, kui sa päris uuele inimesele, keda sa esmakordselt kohtad, peaksid endast rääkima, et kes sa siis oled ja mida sa teed? Et mis sa praegu täna siin tahaksid öelda? Või kui põnev küsimus ja alguseks kohe. Kes ma olen? Ma olen üks, ma arvan, selline rõõmsameelne ja päikseline naisterahvas, kes on sellise julguse ausalt elada enda jaoks avastanud siin võib-olla nagu mõned aastad tagasi, ütleks nii. Ja. See on nii ilus vastus, et ma jäin kohe kuulama, et sa oleks nagu ette valmistanud selle. Ei ole, aga see päikselise nii-öelda naise jutt tuli sellest, et täna töö juures peatas mind üks minu kolleeg ja ütles, et eile üks teine inimene oli mind vaatama jäänud ja öelnud, et oi, kui ilus noor neiu, et ta kuidagi tuleb ja temaga on nagu päike kaasas. Ja siis ma mõtlesin, et vau, kui äge, et keegi võõras inimene siis nagu peegeldas mind niimoodi, et huvitav, et mis näoga ma siis läksin või kuidas on. Aga jah, mu nagu selline olemine on enamasti päikseline ja sihuke energiline, nii et mul oli hea meel, et võib-olla ma saingi siis temale midagi sellist ilusat anda sellel hetkel. Ma juba saan aru, miks sa siia jõudsid just minu podcasti, sest mind saadab sarnane tunne, et kuidagi see otseühendus sisemise rõõmuga ja päike on ka see sõna, millega mind on palju iseloomustatud. Nii et tere tulemast, päike! Jaa, tore on siia olla. Kui sa räägiksid sellest, mida sa täna teed, siis kuidas see kõlaks? Minu igapäevad, argipäevad, ütleme siis nii, mööduvad Sisekaitseakadeemias, kus ma töötan kommunikatsioonispetsialistina. Nii et sellises nooruslikus energias olen ma päeval. Ja minu hobiks on siis toiduteemad. Ehk siis ma olen õppinud toitumisnõustajaks ja siis jagan oma teadmisi erinevas vormis siis inimestega. Ja olen ka 3 lapse ema, abikaasa, sõbranna, nii et siis killukesi minust jagub siis niimoodi teistele inimestele veel. Kuidas sa oled jõudnud sellise teemani nagu toitumine? Mulle tundub, et see on suur ja lai valdkond, seal on miljoneid teooriaid ja teist sama palju soovitajaid ja õpetajaid. Mis on sind selle valdkonna juurde toonud? Mind on toonud isiklikud läbielamised, võib niimoodi öelda. Et
juba väiksest peale ma armastasin palju süüa. Ja nii ma olingi juba tegelikult kuskil 3.-4. klassis ülekaaluline laps. Ja see teekond hakkaski sealt kuidagi seoses selle toiduga siis nagu lahti rulluma. Ja nüüd siis täiskasvanu eas olles ma sain aru, et mitte küsimus ei olnud selles, et mul oli väga hea isu, vaid tegelikult ma lappisin siis selliseid emotsionaalseid haavu hoopis selle toiduga. Nii et ühel hetkel ma mõistsin seda, et see on see teema, mis vajab nii-öelda sellist teadlikku lähenemist, et ma tahaks teisi inimesi toetada, aga ma ei teadnud täpselt, kuidas. Ja kui ma siis selle toitumisnõustaja õppe läbisin, siis nüüd on mul nagu see pagas nagu täiuslik, et minu enda isiklikud kogemused ja siis nagu teadmised. Sa ütled, et see isiklik lugu, kui sa täna mõtled oma klientide peale, kes koos sinuga lähevad teele ja usaldavad ja ilmselt teevad ka ju oma edusamme. Kui sa neid kliente vaatad, mis on see, mis paneb sind selle alaga tegelema? Et ma arvan, et see märksõna on ikka see, et ma tahan teisi inimesi toetada. Et ongi seda infot on tänapäeval hästi palju ja ei teagi täpselt, et mis teooria või teadmine siis valida, et kord öeldakse, et söö ühte ja teine päev, et see pole üldse kasulik, eks ju. Et mina saan aidata sellest segadusest luua korda ja toeta seda inimest täpselt selles kohas, kus ta on, et mis on need esimesed sammud, mida saab teha. Nii et ma arvan, ma olen selline nagu toetaja ja innustaja ja selguse looja siis selle inimese jaoks. Mulle tundub, et selleks, et teistele teejuhiks olla, oleks oluline, et sul endal on see selgus. Kuidas sa ise sinna jõudsid, et sul on täna selgus? Et tõesti kõiges selles ma olen olnud väga tihedalt seotud ka toitumise teemadega ja olen tänaseni siis nii ühest küljest enda lahendamata teemadega veel ja teisest küljest minu abikaasa on ka toiduprogrammi coach, siis mulle tundub, et seal on nagu, seda on nii palju, et kuidas sa enda jaoks selle selguse lõid, et sa said ühel hetkel aru, et nüüd see on see, kuidas ma oskan inimesi siit edasi järje peal aidata. Sind aitas? Ütleme nii, et kui ma läksin õppima, siis ma sealt sain sellise teoreetilise raamistiku. Aga tegelikult see süsteem oli mul mõnes mõttes endal juba enne olemas. Et kuna teismeeas väga palju piirasin oma toitumist ja tegin väga palju sporti, siis sealt ma sain kaasa tegelikult sellise väga kõrge enesedistsipliini. Ja nüüd on siis nagu teadmised voolanud sinna distsipliini vahele. Et ma olen loomulikult oluliselt leebemise enda vastu ja ma kuidagi ei piira enda söömist, et ma peaksin näljas istuma. Aga kuidagi ma ise tunnen, et ongi see nagu need varajased kogemused pluss need teadmised, mis mul täna on lihtsalt kuidagi väga ilusasse süsteemi läinud. Ja nüüd see annabki mulle võimaluse siis nagu teisi inimesi just selle läbi nagu paremini toetada. Ja kui sa räägiksid sellest oma kogemusest, kuidas sa täna siin ja praegu tahaksid seda jagada? Ma ütlen siin vahepeal kuulajale, vaatajale, et podcasti kuulates ja üldse igasuguse salvestusi kuulates on alati hästi hea meeles pidada, et see jutu ajamine siin on toimunud siin ja praegu, sellel hetkel ja eile võis olla teisiti ja homme võib olla juba hoopis teisiti. Et lihtsalt seda on alati hea meeles pidada ja arvesse võtta. Et just seetõttu tahan ma küsida sinult, et kuidas sa enda kogemust selle toidu ja toitumise teekonnal, mis tuli sealt lapsepõlvest ja noorus, sellest teismelise ajast, et kuidas sa täna tahaksid seda lugu jagada? Ma arvan, et see on nagu sihuke olnud nagu teekond ikkagi sellisest enesepiitsutajast
tänaseks nagu hoopis nagu teenäitajaks, ütleme niimoodi. Et jah, see on nii, kohe võtab nagu mõtlema, et kuidas seda kokku võtta, et kuidas ma ütlen, selle lapse ja ülekaalu ja siis teisme ja sellise nagu enesepiitsutamise vahel, seal oli tegelikult nagu väga palju lugusid. Ja üks teema on, eks ju, see toitumisnõustajaks kasvamine, et see kõik kuidagi juhtis mind sinna, et ma tundsin, et tegelikult need rasked kogemused aitavad mul luua siis väärtust teistele inimestele. Aga see protsess tervikuna on tegelikult mind väga palju kasvatanud. Et kui ma käisin algkoolis, siis ma käisin oma sellises kodukoha külakoolis. Ja kui ma 4. klassi ära lõpetasin, siis 5. klassi läksin ma siuksesse suuremasse gümnaasiumisse, mis oli küll ainult 8 kilomeetri kaugusel mu kodust, aga ikkagi see oli nagu keskkonnavahetus, uued inimesed. Ja seal ma tegelikult jäin oma selliste kehavormide tõttu, eks ju, silma. Ja 7. 8. klassis poisid väga palju narrisid mind, et ma olin ülekaaluline ja eks see on nagu jätnud mulle selles mõttes jäljed. Et just hiljuti avastasin, et tegelikult ega ma siiamaani ei ole oma kehaga nagu lõpuni rahu teinud. Et jah, seal on selliseid mõtlema panevaid lugusid tänase päevani, et kuidas siis iseennast nagu kuidagi tervendada, et kui sa oled midagi sellist traumaatilist üle elanud. Ma korraks küsin siia vahele, et sa ütled, et sa täna saad aru, et sa ei ole veel päriselt oma kehaga rahu teinud, siis millest see täna väljendub? No hiljutine, kuidas ma jälle märkasin seda, oli see, et me käisime koos abikaasaga Mehhikos reisil. Ja kuna seal oli väga palav ilm, eks ju, siis kõige paremad riided olid bikiinid. Ja siis ikkagi ma tajun seda, et ma nagu vaatan ennast ja ma ei ole nagu endaga rahul. Kuigi tegelikult, kui ma vaatan iseennast ajajoonel, siis ma saan aru, et ma olen kõige paremas vormis, kus ma üleüldse oma elus olen olnud. Ja mõelda seda, et ma olen sünnitanud 3 last, eks ju, mu keha on nagu suure sellise imega hakkama saanud, siis ei tohiks oma keha suhtes olla muud kui väga suur imetlus. Et millised imelised lapsed siia ilma on sündinud läbi selle, eks ju. Aga jah, et minus on endiselt mingi osa sellist, et ma ei ole nagu 100% iseendaga leppinud. Ja kuidagi soovin olla veel kuidagi siis paremas vormis. Ja ma tajusin, et mul tegelikult see ei meeldi, et ma niimoodi mõtlen, et jah, mul ei ole veel täna mingit konkreetset tegevusplaani pandud või et kuidas ma siis seda lahendan, aga ja ma arvan, et see märkamine on juba ka oluline. Mis sa arvad, kust see tuleb? See tunne, et tahaks olla veel paremas vormis? Ju siis ikkagi need tolleaegsed sõnad, eks ju, et ma olen paks või kuidagi ülekaaluline ja mul olid erinevad nüüdnimed, et need on jäänud ikkagi kuidagi mu sisse ja ma ei ole nendest lõplikult nagu vabanenud. Et see, ma arvan, et ma kannan siis ühesõnaga mingi osa sellest ajast ikka endaga veel nagu kaasas. Ja meil kõigil ongi oma lugu ja oma mustrid ja see on nii loomulik, et nendega igaüks tegeleb omal viisil, sest kui sinu juurde tuleb klient sellise looga, kuidas sa neid oma kliente oled edasi aidanud näiteks selle koha pealt, kus keegi ongi rahul olematu oma kehaga? Kusjuures mul ei ole olnud sellist inimest, kes võib-olla sellisest kandist on ennast avanud, ütleme niimoodi. Et nüüd küll, kui sa räägid või küsid seda küsimust, siis mul tuleb meelde, et oli üks inimene, kes kirjutas mulle Instagramis, et ta kuulaski, et kui ma käisin seal terviseprogressis rääkimas, et vau, et täpselt minusugust nõustajat on otsinud, sest et tema lugu on minu omaga väga sarnane.
et ja meil oli seal suhtlus, aga see on katkenud, nii et ma peangi selle uuesti vestluse üles otsima ja küsima, et kas ta on ikka nagu soovib minuga kohtuda. Nii et ma ei ole otseselt nagu nii-öelda oma sarnase looga kliendiga kohtunud, küll aga ma ikkagi inimestele olen öelnud seda, et kuidagi, kuidas ma ütlen, sellist nagu iseenda vastu leebe olemist ja pigem rahulikku sammumist. Et seda ma nagu püüan ikkagi kuidagi välja öelda, et inimesed oleksid nagu armastavad iseenda suhtes, eks ju, et mitte liiga karmid ja nõudlikud. Kuidas sinu enda lugu selles võtmes on olnud? Oled sa olnud endaga karm või on see olnud lihtsalt see väline maailm, kes on sulle neid karme sõnu minevikus öelnud? Ma olen ikkagi iseenda suhtes ka karm. Ja see ei ole võib-olla isegi niivõrd seotud nagu kehaliste teemadega, kuivõrd see, et see, kuidas ma ütlen siis, see välisele ütleme, et väli läbi selliste väliste väljaütlemiste on see kahjustanud ka minu niisugust enesehinnangut, eks ju. Ja siis see omakorda on siis tekitanud selle tunde, et ma ei ole piisav ja see kannustab siis ennast nagu tagant sundima igasugustes erinevates tegevustes, et ma ei tea, et kui tööl mingi tööülesanne, siis ei lähe piisava ladususega või jääb midagi kuskil tegemata, et siis tunned ennast nagu pahasti, et oi, et ma ikka pean ja et sellist nagu tagant sundimist ja utsitamist on võib-olla rohkem, kui tegelikult vaja oleks, et siis jah, ma siiamaani õpin, et olla iseenda vastu kuidagi sellisem leebem ja iseennast rohkem kuulata. Aitäh, et sa jagad seda, sest see podcast räägib eelkõige julgusest ja muutustest ja ma näen ja kuulen, et see on tegelikult suur julgus, kui ja sina külalisena siin jagad ennast nii, nagu sa praegu oled, ilustamata ja midagi jätmata vahele. Aga mis sind aitab, kui sa praegusel hetkel mõtled, et kuidas sa ennast toetad, kui sa avastad näiteks, et sa oled endaga karm? Selles mõttes ma nüüd püüangi ennast kuidagi peatada ja mõelda, et kas see on nii oluline või et lause, mida ma tegelikult sageli ütlen, on see, et kas kellegi tervis või elu on ohus, kui midagi jääb tegemata. Et kui vastus on ei, siis tegelikult need asjad kannatavad oodata. Et kuna ma ei tööta kiirabis ega ei vasta häirekeskuses, eks ju, 112 kõnedele, siis nende teiste asjadega natukene kannatab oodata. Nii et jah, ma pigem küsin nüüd seda, et kas on ohus kellelgi midagi, kui ei ole, siis annab oodata, nii et lihtsalt ongi niisugune korrale kutsumine või nii. Et kuidagi on hästi oluline, et me leiaksime selle, mis meile töötab, on ju. Sina endale, mina endale, sest ma tegelikult tegelen ise täpselt selle sama teemaga, just see negatiivne sisekõne ja minul on ta hästi palju kehaga seotud, just keha muutunud viimasel ajal ja ma saan aru, et see ongi, vaata, kas see kõnetab sind, et see on nagu selline tibusammudega minek nagu selline hetke haaval, et nüüd püüdsin jälle kinni, jälle tahtsin midagi öelda, stopp, ei räägi endaga nii ja siis mis iganes sealt edasi tuleb, on ju. Sisekõne teemadega olen ma tegelikult väga palju iseendaga tegelenud just läbi emaduse rolli. Et üks selline murranguline moment oli see, et ma olin juba tol hetkel siis 3 lapse ema. Aga kuna see viimane rasedus oli minu jaoks emotsionaalselt keeruline, siis see kandus edasi ka sinna pärastisse aega. Ja kuna lapsed on mul sündinud hästi pisikese vahega, nii et 6 aasta sees sünnitsime 3 last, siis vahed olid hästi pisikesed ja seda koormust oli tegelikult nagu ühel hetkel hästi palju ja siis ma kogu aeg tundsin, et ma olen halb ema. Ja päevas kordi ma siis ise endale ütlesin, et ma ei saa hakkama, ma olen halb ema, näed, ma lahendasin jälle selle olukorda valesti, et näed, ärritusin siin ja tegelikult oleks pidanud rahulik olema. Ja ühel hetkel see oli lihtsalt nagu nii mürgitas mind juba, et ma kuidagi ei suutnud ise endaga elada.
mis on hästi huvitav selle juures oli see, et see kolmas laps, Miina, tema siis korrutas nii, kui ta rääkima hakkas, ütles mulle, sa oled hea ema, sa oled hea ema. Et kuidas tema siis oskas nagu seda tasakaalustada, et see oli täiesti ja ta siiamaani ütleb mulle iga päev, et ma olen väga hea ema. Et jah. Lapsed ju tajuvad ja tunnetavad nii hästi, et see on hästi siuke mõnus ja selge ja ilus peegel. Jah. Aga samas jälle siis, kuidas ma ütlen, see negatiivne sisekõne oli üks selline suur, kuidas ma ütlen siis, nagu lüke selleks, et ma tegelikult hakkasin iseendaga ja tegelema ja sellest kõigest tegelikult sai algus see, et kuidagi sellised hästi suured enesearengu nagu muutused ja teekonnad kuidagi lahti rullusid. Et esimene samm, ma mäletan, sellel teel oligi see, et minu hea sõbranna Kristina, kes on ka sinu siin podcastis rääkimas käinud, oli läbinud ühe sellise 30-päevase enesearmastuse väljakutse ja siis ta ütles, et tead, Kristi, et ma näen, et sul oleks seda sama asja vaja. Ja siis ma tema siis sellisel soovitusel mõtlesin, et okei, ma võtan siis endale ka selle kursuse ja tõesti ma siis suure pühendumusega 30 päeva tegin kõiki harjutusi kaasa ja see tegi täiesti transformatiivse muutuse minus. Et ma kuidagi läbi selle saingi hästi palju just selliseid sisekõne mustreid ära muuta. Et kui see 30 päeva läbi sai, siis ma tundsin, et ma olen nagu ikka väga-väga suurest mustast august välja saanud ja vanemana siis oli positiivne see, et me tol hetkel ka koos abikaasaga siis läbisime selle imelised aastad lapsevanematele suunatud programmi, nii et siis kuidagi see enesearmastuse väljakutse ja lastevanemate siis selline koolitusprogramm moodustasid ideaalse terviku, et ma siiamaani mõtlen, kui kuidas ma ütlen, ühest küljest ongi see, et see julgus öelda iseendale, et ma olen tegelikult nagu väga-väga halvas kohas. Niimoodi ma enam jätkata ei suuda, ei lapsevanemana, sellepärast, et mul on mingid teadmised puudu, kui ka siis lihtsalt inimesena, naisena, emana, et elada nii, et tunda ennast iga päev väga halvasti, et nii enam edasi minna ei saa. On sul olnud tugivõrgustik selle teemaga tegelemiseks? See sama koht, kus endale tunnistada, et nüüd on nii ja mul ongi praegu raske ja siit on vaja minna kuidagi teisiti edasi. Siis mulle tundub, et seal on hästi suur vahe, kas me oleme sellega üksi, või on meil keegi lähedane, kellega jagada, või on siis hoopis väljaspoolt keegi, kas terapeut või coach või kes iganes meid aitab. Kuidas sinu teekond on olnud? No kõige lähem selline toetaja on mu enda abikaasa olnud, et tema on mind sellel teel toetanud. Samas, kui me oleme nendest teemadest rääkinud nüüd hiljem, siis on ka ta tunnistanud seda, et ega ta lõpuni tol hetkel ei mõistnud nende asjade tõsidust, et ta ei saanud aru, kui sügaval ma tegelikult olin, sest et kui me alustasime seda juttu, siis ma ütlesin, et ma olen päikseline, siis see päike paistab ka sageli ka mustadel hetkedel. Ja seetõttu inimesed ei saa aru, et mul tegelikult on raske. Et võib-olla kui pisarad voolama hakkavad, et siis on see hetk, et okei, et tõesti nüüd on midagi nagu halvasti, eks ju. Aga jah, et see ei paistnud tema jaoks nagu nii hull välja, kui see minu jaoks nagu seesmiselt tegelikult oli, sest ma toimetasin, tegin, eks ma ikka ju naersin ja olin tore, eks ju, aga et see äng, mis mu sees tegelikult oli, et see oli kordades suurem kui see, mis nagu välja paistis. Ja mul on ka nagu sellised toredad toetavad sõbrannad, et eks ma neid killukesi jagasin ka nendega. Aga kohati mul tundub, et võib-olla oma elu kõige raskematel hetkedel oleme mõnes mõttes me ikkagi alati üksinda, sest et me ei suuda 100% kellelegi teisele seda lahti seletada, mis meie sees toimub. Et see on sihuke, jah, et mul olid olemas need inimesed, kellel rääkida,
aga kohati ma tundsin ikka, et ma kuidagi nagu noh, et kuna see kõik on minu sees, et siis mina olen see võti selle lahenduse jaoks, et keegi väljast ei saa tegelikult mind korda teha. Et see on tegelikult hästi tugev, mulle tundub hästi tugev alus sellele, et tõesti minna liikvele, et võtta see vastutus enda kätte, et kui nüüd keegi kuulab, kes ongi sellise koha peal, et see päriselt, isegi võib-olla ei ole veel valmis tunnistama, aga saad aru, et see on see koht, kus ma rohkem nii ei saa edasi minna. Et siis see vastutuse koht on tegelikult keeruline teinekord võtta, et päriselt mina ise olen ainukene, kes saab selle korda teha, aga sealjuures ka kuidagi teada, et aga okei on abi küsida. Kuidas sinul on abi küsimisega lood? On see sinu jaoks lihtne? Ajas on läinud lihtsamaks, et jah, ütleme nii, et ma ei ole väga hea abi küsija, aga nüüd ma rohkem julgen kas või oma abikaasa käest abi küsida või siis tõesti sõbrannade poole pöörduda, et kui mingisugused sellised olukorrad on ja ka siis välist abi, eks ju küsida, et ma olen käinud abikaasaga pereteraapias circa 5 aastat niimoodi vahelduva eduga ja olen psühholoogi juures käinud, et ma ikkagi ei ole jäänud selles mõttes nagu, kuidas ma ütlen siis, oma muredega üksinda, et kui ma saan aru, et ma ikkagi tegelikult ise ei oska, siis ma olen püüdnud seda abi väljast ka otsida. Et jah, minu jaoks on see abi küsimine nagu okei. See on jällegi hästi sarnane koht, et ma tunnen ka, et ma nagu liigun selles edasi, et see läheb lihtsamaks, aga tihti ma samastun hästi sellega, mida sa jagasid, et ma selle kõige suurema jama sees olengi üksinda, puserdan selle üksi ära. Täna coachina ma näen, et tegelikult on väga okei võtta ka võõras inimene väljaspoolt, kas coach või terapeut lihtsalt kas või teinekord selleks, et jagada ja välja rääkida. Sest mulle tundub, et lähedased, neid on hästi erinevaid, eks ju. Osa tõesti on, kes oskavad ruumi hoida niimoodi, et sa saadki olla see, kes sa oled, ilma et nad hakkaksid meid kuidagi parandama või lohutama või ütlema, et kõik on hästi, et tegelikult ei ole hullu midagi. Ja siis on teine osa, kellel lihtsalt ei ole seda teadlikkust ja kes suurest armastusest tahavad meid nii-öelda ära päästa, pakkuda lahendusi ja see võib-olla on jälle see, mis natuke pikendab seda piina nii-öelda selle hädasolija jaoks. Et sa oled mitmel korral maininud, et abikaasa on olnud sulle hästi suureks toeks. Räägi, kuidas sinu nägemus on, et kuidas sa seda tegid, et sinu elus on selline abikaasa, kellega sa saad kõiki oma sügavamaid teemasid jagada. Kuidas te kokku saite, mis teid kokku tõi? Meid on kokku toonud koorilaul. Ja see, mis on nagu selle loo juures huvitav, on see, et kui ma olin oma 20. alguses, siis ma väga igatsesin kaaslast endale. Ja kus me ikka kaaslastega kohtume, käid erinevatel üritustel, loodad, et äkki kohtad kedagi vahvat, eks ju. Aga siis ühel hetkel ma sain aru, et sealt ikka normaalselt meest ei leia, et kui ma kuskil diskoteegis käin. Ja siis ma mõtlesin nagu strateegiliselt kohe, et mis on see koht, kus võiks leida niisugune kvaliteetse mehe, ütleme nii siis. Ja siis mõtlesin, koorilaul. Ja siis oligi üks minu tolleaegne kursusekaaslane käis kooris ja siis ma läksin temaga kaasa. Ja nii ma kuidagi nagu sattusin sinna. Ja kuskil pool aastat hiljem siis ma mõtlesin, et vau, üks niisugune väga nägus noormees on seal pundis. Ja siis me hakkasimegi suhtlema ja kuidagi see, ütleme nii, et kui ma teda märkasin, siis ma armusin tegelikult hästi kuidagi kiiresti ja mis mind kõige rohkem tema juures võlus oli tema just see jutt. Et ma mäletan, et oligi siis koorilaager ja õhtul oli saun meil ja ta rääkis tegelikult ühe nagu siis selle koorikaaslasega juttu ja nad olid mõlemad nad rääkisid nagu endistest suhetest ja just läbi selle, et mida nad siis on nagu kuidagi õppinud sellest ja ma kuulasin seda kõike ja mõtlesin, vau, et nagu täpselt sellist meest ma olen otsinud, et sellist nagu natukene sügavamat ja kuidagi teadlikumat ja siis jah, ma ikkagi täiesti armusin ära
ja mõistsin, et see armastus, millest raamatutes kirjutatakse ja mida filmides näidatakse, et tegelikult on see ikkagi päriselt olemas. Nii et kui nüüd öelda, et kuidas ma sellise kaaslase leidsin, siis mõnes mõttes oli see kuidagi väga teadlik valik, et kuhu minna ja otsida. Ja teisalt lihtsalt oli see nii suur äratundmine, et ju siis oli mingi asi, mis meid nagu kuidagi kokku viis ja siiamaani nagu koos hoiab. Kui kaua te olete koos olnud? Me oleme koos olnud 16 aastat ja nendest 10 aastat abielus, nii et täitsa juba pikk tee koos käidud. Kui sa vaatad tagasi sellele Kristile, kes kohtus selle oma tulevase abikaasaga ja vaatad ennast täna, siis kuidas see suhtes olemise lugu on sind muutnud, kasvatanud? Kui ma sinna algusesse tagasi vaatan, siis minu jaoks oli hästi selline tähenduslik see moment, kus ma sain aru, et tegelikult minu selle toitumismurede juured peituvadki selles, et mul ei ole olnud seda inimest, keda usaldada ja kellele ma saaksin oma selle nagu kuidagi, mitte raskuse ära anda, aga kuidagi, et kus ma tunnen, et ma olen nagu kuidagi armastatud ja võetud vastu täpselt sellisena, nagu ma olen. Et ma temaga kohtudes ma lõpuks tundsin, et nüüd ma nagu saan lõdvestuda. Ja see tunne, nii-öelda nagu justkui kodutunne ongi mind nagu kuidagi hoidnud ja saatnud ja meid ka väga rasketest olukordadest läbi aidanud, et ma tean, et ma tahan temaga koos olla, et tema on see inimene. Ja kui ma nüüd vaatan, kuhu me täna oleme jõudnud, siis see on minu arust hästi ilus koht. Et kui me hommikuti ärkame, siis me alati poeme üksteisele kaissu. Et sellist lähedust ja üksteisest hoolimist ja märkamist on minu arust peale neid pikki aastaid võib-olla isegi pisut rohkem kui alguses, et selles mõttes me oleme kuidagi hästi ilusti kokku kasvanud ja koos seda teed käime ja edasi ka avastame. Ja teil on 3 väikest last. Ja. See on tihti koht peredes, kus mees ja naine tihti kuidagi jätavad üksteist unarusse, mitte pahatahtlikult, vaid lihtsalt tähelepanu läheb nii palju teistesse kohtadesse. Eriti naistel, nii palju kui ma olen kuulnud, et lugesid, et kõik tähelepanu läheb lapsele ja lastele. Kuidas sulle tundub, mis te olete teisiti teinud, et te olete selle kõige juures mõnusasti veel rohkem kokku kasvanud? No ma arvan, et see võtmesõna on see, et me oleme nagu teadlikult rasketel hetkedel ongi abi nagu küsinud, et siis kui teine laps oli umbes 2-aastane, siis oli tegelikult meil hästi selline keeruline aeg, et kuidagi väga paljusid selliseid igapäevaseid vaidlusi ja kuidagi tunduski, et kuna kui paarid saavad kokku ja saavad lapsed, siis on see perekondlik taustsüsteem ja mis on õige, mis on vale, siis ühel hetkel tekib see põrkumus, sellepärast et kui on mingid olukorrad lastega, et kuidas me siis lahendame, et kas nüüd sinu viisil või minu viisil, eks ju, ja selliseid vaidlusi tekkis kuidagi nagu aina rohkem ja see mõjutas ka meie paarisuhet ja ühel hetkel ma ütlesin mehele, et mul tundub, et me ei oska enam mingit teatud olukordi nagu ise lahendada, et lähme teraapiasse koos ja siis ma mäletan, et see terapeut ka tol hetkel ütles, et näete, et te olete täpselt sellel ajal, kus enamus paarid siis nagu kuidagi kas lähevad lahku või siis tulevad teraapiasse ja meie siis olime valinud selle tee, et lähme teraapiasse, üritame neid probleeme lahendada, nii et tegelikult kui nagu küsida, et mis on selle suhte saladus, siis tegelikult ongi see, et me oleme julenud tunnistada mõlemad, et me ei saa nagu kahekesi hakkama, meil on vaja kedagi, kes aitab meil neid probleeme kõrvalt näha ja analüüsida ja uuesti kuidagi siis nagu kokku tulla ja nagu ühise
ma ei tea, ma nimetaks siis seda meeskonda, eks ju, mis see peresüsteem on, et ühiselt kuidagi koos edasi minna ja toimida. Kuidas sa täna näed seda erinevate arvamuste või erinevate vaadete kohta, et kui hästi nagu kaugelt vaadata, siis tundub nii, et kui ühel on üks arvamus ja teisel on teine, siis selleks, et keskele kokku tulla, peaksid siis kas mõlemad natukene järele andma või üks järele andma, et kuidas sa teie puhul seda näed, mismoodi te lahendate, kas või seesama laste teema, et ma ei tea, üks tahab, et laps magab kaisus, teine tahab, et magab oma toas, tundub, et hästi levinud teema. Vaat siinkohal tulebki appi nüüd see vanemakoolitus, et me saime sellise ühise teoreetilise baasi ja ka selle koolituse käigus siis saime leida siis, et mis siis see meie peres toimiv asi võiks olla. Et see aitab tegelikult hästi palju ühtlustada seda pilti, et me nüüd oleme jõudnud kuidagi ühele levelile siis või nii. Eks loomulikult lapsed ju muutuvad ja meie muutume ja mingid olukorrad on ikka nii, et üks arvab ühte, teine teist, aga nüüd on ka see, et me kuidagi oskame teadlikult võib-olla selle sammu tagasi võtta, et näiteks, et okei, et me nüüd siin ei jõuagi ühisele nagu seisukohale, et me siis võtame võib-olla, ütleme, et lähme teise tuppa korraks, et nagu arutame seda asja ja siis nagu presenteerime lastele seda, mis me siis mõtlesime, et kuidagi tundub, et me oleme sellist nagu oskusi ja teadlikkust juurde saanud ja see kuidagi aitab hästi palju ja vahetevahel ongi nii, et mõlemad siis kas annavad mingis osas järele selleks, et siis kuidagi ühist kokkulepet sõlmida. Ma kuulen, et kuidagi olete otsustanud olla tiim, ema ja isa, kes siis annavad oma ühisest otsusest lastele teada. Sain ma õigesti just aru? Just. Sageli ja mis ka minu enda ajalugu on eelmisest suhtest, on see, et me lahendasime neid asju siis lapse kuuldes ja sealt see loob tihti selle olukorra, kus laps hakkab ära kasutama seda, et ta teab, et üks mõtleb nii ja teine naa ja siis lapsed on ju tegelikult hästi osavad, üldse mitte pahatahtlikus mõttes. Et see tiimitunne, kui sa nüüd mõtled tagasi oma perekonnale, kus sina kasvasid oma vanematele, siis mis sa sealt kaasa võtsid sellised peamised asjad, mida sa kindlasti tahad oma lastele pakkuda ja mida sa kindlasti ei taha oma lastele pakkuda? On sul mingid sellised suuremaid, sellised eredaid kohti? Ütleme, et on ja kõige sellisem suurem õppetund või siis selline kaasavõtmine mul oma sellisest päritolu perest on see, et ongi lahendada probleemid ära. Et meil oli sageli see, et oli mingi konflikti olukord ja siis see kuidagi, eile juhtus ja see pühiti kuidagi vaiba alla, aga nendest asjadest ei räägitud. Ja kui ma mäletan nii hästi, kui ma olin väike laps, et ma mõtlesin, aga miks ema ei seleta või et miks me sellest enam ei räägi. Ja siis kuidagi, et kui ma ise siis suhtesse, eks ju, astusin või olin, siis ma sain aru, et mina tahan asjadest rääkida. Ma tahan, et ma selgitaksin oma, eks ju, tundeid või miks ma nii tegin või miks ma nii arvasin. Ja see on tegelikult, ma arvan, on olnudki üks niisugune nagu võtmeasi, et alguses mu abikaasa ei olnud ka sellega harjunud, et me räägime nendest asjadest ja siis ta tegigi nalja, et kui Kristi istub diivanil ja siis teeb nii, et siis nüüd läheb tõsiseks jutuajamiseks. et ta oligi nii, et tal ikkagi nagu võttis harjumist selleks, et ise ka nagu rääkida. Aga nüüd on kuidagi temagi teinekord ütleb, et kuule Kristi, et võtame õhtul mingi aja, et räägime mingitest asjadest, et siis nüüd on nagu tema toredasti kaasa tulnud. Aga tõesti, et ühesõnaga põhiline asi, et mitte jätta sogast vett, vaid me räägime asjad ära, kui on mingisugune olukord olnud ja seda ma teen ka lastega. Et kui ma ei tea, kas või ma olen ise mingit olukorda valesti lahendanud, et siis ma pärast seletan, et mis juhtus, ma ei tea, miks ma üle reageerisin, vabandan oma käitumise pärast ja kuidagi, et me nagu klaarime need olukorrad ära, et ei jää sellist nagu öeldakse, et mingi elevant on toas, eks ju, millest keegi ei räägi. Ja. Sinu kõige noorem laps on sulle öelnud palju kordi, et sa oled väga hea ema. Mida lapsed sulle veel peegeldavad? Mida sa nende pealt näed, et milline ema sa oled? Kusjuures hiljuti rääkisime sellest teemast ja siis mu see vanem tütar, kes on nüüd 10, tema ütles, et sa oled tervislik. Et see on nagu see,
noh, see teema on hästi kuidagi meil kaasas kogu aeg kodus, et me toidulauas istudes räägime, et miks me sellise toidu sööme ja kuidas siis seda tasakaalu hoida ja niisugune, et siis, et kuidagi noh, üks sõna, see märksõna on jah, see tervislik ja siis on see sporditeema ka, et me kodus teeme sageli kõik koos ka, et näiteks me abikaasaga hakkame mingeid venitusi tegema ja siis lõpuks nagu teeme kõik koos terve perega, et selline nagu spordi ja tervise ja niisuguse toidu teema on nagu kindlasti see, milliste märksõnadega ma arvan, et lapsed mind kirjeldaksid. Et jah. Kuidas sa tunned, mis su lastel on näiteks rohkem kui sinul oli, kui on midagi sellist? Ma arvan, et lähedust nii füüsilisel kui vaimsel tasandil. Et ma püüan ikkagi siiamaani ka seda 10-aastast kutsuda, et täna hommikul oligi näiteks situatsioon, et ta joonistas, hommikul tõusis 6 paiku üles ja tahtis oma sõbrannale pilti teha ja see ei tulnud väga hästi välja. Ja siis ta nõutis seal diivani peal ja siis mina ise olin veel, pikutasin voodis ja siis ma ütlesin, et tule siia ja siis ma lihtsalt kaisutasin teda ja rääkisin temaga ja kuidagi mul endal, kuidas ma ütlen, mul endal sellistel hetkedel tekib see tunne, et kui hea oleks olla laps selles situatsioonis või see, et ma teen seda sageli ka sellepärast, et ma kuidagi iseendale see, mis tervendavalt mõjub, eks ju, et ma saan seda üldse teha ja ma saan seda turvalist ja head tunnet pakkuda. Et ma ei tee seda lihtsalt sellepärast, et nagu kohustus mul oleks, vaid see nagu pakub mulle endale niisugust head sooja tunnet nagu hinge. Ilus, et sa hoolitsed ka enese eest samal ajal, kui sa hoolitsed oma pere ja laste eest. Kuidas teil toitumisega lood on? Me saame ju olla ise inspiratsiooniks ja ilmselt sa oledki, nagu sa räägid, laps ütleb ka, et oled tervislik, aga seal väljas on ju ikka kõik see Coca-Colad, kartulikrõpsud, olgu see siis kellegi sünnipäev või lasteaias mingisugune üritus. Kuidas see tasakaal sulle tundub sinu oma laste pealt praegu? Ütleme nii, et kui me nüüd kuskil sünnipäeval oleme, siis ma spetsiaalselt kuidagi neid keelama ja piirama ei lähe. Et ma pigem nagu usaldan seda 80-20 loogikat, et kuna lapsed siis kodus olles, eks ju, saavad minu poolt kuidagi või abikaasa poolt ette valmistatud ja läbimõeldud toitu süüa, et siis 20% ongi siis see, mis siis seal mujal tuleb, et see koolitoit, mida ma 100%, eks ju, ei kontrolli või see, kui nad teinekord kuskile poodi satuvad ja ostavad siis midagi muud. Et eks see elu ongi ju ebatäiuslik, ütleme niimoodi, ja seda toitumist tuleb ka täpselt sellisena võtta, et kui me enamus ajast sööme, eks ju, perega hästi, siis see, et lapsed vahetevahel ostavad mingit krõpsu või joovad mingit limonaadi, siis ma arvan, et see suures pildis midagi ei muuda, aga on ka olnud hetki, kus lapsed tulevad koju ja neil on need kõige värvilisemad kommid ja siis ma tegelikult olen ikkagi rääkinud nendele, et miks ei oleks väga nagu hea, kui selliseid tooteid nagu tihti tarbida ja limonaadide puhul ma olen ikka rääkinud sellest suhkurteemast nendele, nii et ma üritan nagu seda protsessi võtta niimoodi loomulikult ja anda neile omalt poolt kaasa teadmised, et nad saaksid teha teadlikke valikuid, aga lastena ma arvan, et see on hästi loomulik, et nad teevad ka siis nii-öelda valesid valikuid ja otsuseid ja siis lihtsalt me räägime nendest ja case by case siis nagu tõstan nende teadlikkust. Kuidas kasvatada lapsi nii, et neil ei tekiks kehaga teemasid, neid samasid söömishäireid või mingit laadi paanikat, sest jällegi nendel on tänapäeval, eriti vist tüdrukutel, aga see võib olla ka poistel nii, et on ju väga kättesaadav sotsiaalmeedia koos kõikide oma nii-öelda iidolitega, keda seal siis jälgitakse ja sageli ju näidatakse meile kõike seda, mis särab ja hiilgab. Et su lapsed on veel üsna väikesed, aga kuidas sulle tundub, et kuidas me saame neid toetada nii, et nad ei kasvaks selles glamuurse maailma nii-öelda seda nähes üles nii, et neil endal hakkaksid tekkima mingid kehateemad, et vaatad, et me tõesti 10-aastane juba ütleb, et ma olen paks ja kõik see.
No ma olen lastele tegelikult jaganud seda oma lugu ja noh, see on nagu nii-öelda, ma olen seda jaganud selle tõttu, et nad on ise kuidagi kommenteerinud teiste kehasid ja siis ma olen rääkinud sellest, et miks ei ole okei rääkida teiste inimeste kehadest, nende kuidagi kommentaare teha, eks ju, et kui valus see mulle oli, kui mind kommenteeriti ja et nad kuidagi nagu mõtleksid selle peale. Aga kui nüüd rääkida sellest teisest poolest, et kuidas siis iseenda kehasse hästi suhtuda, siis kuidas ma ütlen, läbi selle spordi ja armastuse ja selle, et ma ise ka teadlikult, eks ju, liigun ja tõesti siis teeme kodus koos trenni, et siis ma tegelikult lastele räägingi sellest, et miks meil on vaja sellist tugevat ja head keha, ongi see, et me jaksaksime joosta, asju teha, meil oleks energiat, sa jaksad, ma ei tea, kas või poekotti tuua, eks ju, et ma proovin pigem keskenduda sellisele nagu hea tervise teemale, eks ju. Ja võib-olla need mingid vestlused on meil veel ees ootamas, kuna jah, mul üks tütar sai 10, teine saab varsti 5, et siis nemad veel ei ole võib-olla nagu selle teemaga kokku puutunud, kuigi eks see 10-aastane ikka juba valib teatud riideid ja tal on mingi oma stiil tekkinud ja ma püüan lihtsalt siis teda toetada sellel teekonnal, eks ju. Aga vaatame, mis see elu täpselt toob, et ma proovin teha nii, et ma ei muretse asjade pärast ette, mis ei ole veel kohale jõudnud. Jaa, hästi ilus. Sest miks mul see küsimus tekkis, on vanemad ju tihti ka suurest armastusest kipuvad ka keelama teatud asju ja võib-olla seal ei selgita nii palju, et ongi see, et need värvilisi komme, et neid ei tohi osta ja neid ei tohi tuua ja see võib lõppeda sellega, et see laps siis ostab ja sööb neid kuskil salaja. Et kuidas toetada lapsi, mis sa oskad nagu soovitada väljapoole, kui kellelgi on see koht, et sa näed, et tegelikult see laps elabki krõpsudest ja limonaadist, aga jutt on ju vahel nagu hane selga vesi, võib-olla ise ka ei ole kõige tervislikum. Et mis need sellised esimesed sammud oleks, millega võiks alustada? No ma arvan, et kui nüüd lapsevanema rollis olla, siis see isiklik eeskuju on tegelikult ikkagi kõige suurem teenäitaja. Ja teine teema on see, et mis on need asjad, mis ise me koju kappi ostame. Et laste maitsemeel ikkagi kujuneb välja selle järgi, et mis me ju ise kodus sööme ja neile pakume. Et ja kuidas ma ütlen, eks me vanematena peame ka paraku mingil määral leppima sellega, et lapsed siis kas läbivad mingi faasi või söövadki siis vahepeal natuke rohkem neid ebatervislikke asju, et ega sa mingist vanusest siis ei saagi nii väga keelata, eks ju, et siis ongi see, et ostetakse see krõpsupakk ja süüakse seal poe taga ära, on ju, ja ega sa ei pruugigi sellest teada saada. Nii et jah, ma arvan, et kui on mingi suurem probleem, siis sellised ikkagi avatud vestlused ja nagu see teadlikkuse tõstmine on see, mille läbi saab lapsi vaikselt suunata. Ja ega päris nagu, ma arvan, et selle keelamisega kaugele ei jõua, et ma ei tea, et võtame sul nüüd mitmeks kuuks taskuraha ära, kui sa veel kõrpsupakika koju tuled, et ma arvan, et see taktika nagu pikas perspektiivis nagu nii ei toimi, ja siis on veel see, et näiteks ise pakkida kaasa lapsele mingi vahepala, et kui sul nälg on juba väga suur, siis ongi lihtne teha ebatervislikke valikuid, et pakud isele lapsele selle puuvilja ja näiteks mingid pähkleid kaasa, eks ju, et ta saaks siis seda sellisel näljahetkel võtta, et ja neid batoone on ka erineva koostisega ja on paremaid ja halvemaid, et kui ise süveneda ja vaadata, siis saab ka selle lapsele kaasa pakkuda, et natukene ise omalt poolt võib-olla suunata seda, et oleks jah, näljahetkel midagi võtta, mis on parem kui siis need krõpsud või Coca-Cola. Ja seal taga ka paras ports usaldust, eks ju, et kui me just ise oleme eeskuju ja inspiratsioon, et see tegelikult mõjub. Ma näen oma 17-aastase pealt, et teatud asjade vastu on tal protest, ta ei taha, et me räägime talle oma toiduvalikutest või kõik see. Aga samas, kui ma vaatan, mida ta siis ise valib või mida ta teinekord ütleb, siis see
on jõudnud sinna, kuhu ma soovisin, et see jõuaks. Et see on ka hästi hea, et just nagu sa ütled, et selle keelamisega kaugele ei jõua, et mulle tundub, et selline autoritaarne vanemus, kus üks ütleb, et sa pead nii ja tegelikult isegi ei selgita, see lihtsalt viib meid vanemaid ja lapsi üksteisest lahku ja sellist usalduslikku suhet sealt ilmselt väga ei kasva. Räägime söögi tegemisest, kui suur kokkaja sa oled? No ikka suur kokkaja. Sina teed peres süüa või mees või teete koos perega? Kusjuures huvitav on see, et praegu on nagu abikaasa hakanud isegi rohkem tegema. Et kui ja mingi vahe me tegime nagu koos, eks nüüd on ka niimoodi, et natuke oleneb võib-olla sellest, et kui ta on kodukontoris, siis ta, eks ju, saab ju vahepeal seal midagi toimetada, et võtab mingi hetke ja teeb süüa. Ja nädalavahetusel me tavaliselt teeme niimoodi, et me nädala lõpus siis kas laupäeval või pühapäeval panemegi selle järgmise nädala menüü paika ja püüame siis pühapäeval tehagi vähemalt 2 toitu siis nagu koos valmis, et oleks järgmise nädala alguses nii-öelda start olemas, on ju. Nii et jah, selline tore miks, ma arvan, et kui abikaasa vahepeal ära väsib, siis ta ütleb mulle, et kuule, et ma ei tea, võtta see järgmine hommikusöök iseenda teha, et selles mõttes meie ikkagi enamus toidud on iseenda tehtud, et sellist pooltooteid on pigem vähe meil menüüs. Aga kus sa selleks aja leiad? Miks ma küsin, ma olen sageli kuulnud, et kui on isegi 2 last, lausa 3, et siis vahest jääb mulje, et see söögi tegemine, et see ongi üks päev otsa ainult söögi tegemine, sest on hommikusöök ja siis sa koristad seda ja siis on juba vaja lõunat teha ja siis nad tulevad koolist ja siis on õht ja seda juhul, kui sa oled kodus. Ja kui sa veel käid tööl, kuidas see aja küsimus sinule tundub lahendatav? No üks nipp on ikkagi see, et suuremaid portsjoneid ette teha, et on võimalik ju tehagi pisut rohkem, kui on plaanis ära süüa, siis osa sügavkülmutada, et siis saab seda sealt niimoodi hõlpsalt võtta. Ja kuidas ma ütlen, meil aega on kõigil sama palju, aga mul vahepeal tundub lihtsalt, et kasutatakse seda valesti, et kas või vaadata, et kui palju on näiteks nutiaega, eks ju, et võib-olla see tunnike, mis kulub seal telefonis olemisele, saaks kulutadagi hoopis mõistlikumalt ja kokata endale ette toite, on ju. Et jah, ma ei oska öelda, ma arvan, et see on ikkagi niisugune nagu prioriteetide seadmise küsimus ka, et kui see toitumise teema on prioriteet, siis sa lihtsalt leiad selleks aja. Ja. Kuidas te suhtute abikaasaga sellesse, ma ei tea, kas teil üldse on seda teemat, et lapsed söövad erinevaid asju, et sa teed ühe toidu ja siis üks laps ei söö seda ja teine ei söö seda ja kolmas ei söö seda, sest ma tean inimesi, kes teevadki reaalselt 3 erinevat toitu, sellepärast et lastel on erinevad soovid. Me oleme selle teemaga kokku puutunud, sest et minu keskmine laps poeg on tegelikult olnud selline valikuline toituja. Nii et jah, on hetki, kus siis mingid asjad ei sobi, aga me oleme praeguseks hetkeks valinud selle tee, et me ikkagi teeme selle põhi mingi toidu, eks ju, ja siis on lihtsalt kas erinevad värsked asjad seal olemas laua peal ja kui nüüd tõesti näiteks siis keegi 100% keeldub sellest toidust, siis on variandina lihtsalt, et kas ta siis tõesti teeb endale selle võileiva selleks toidukorraks või ma ei tea, või on siis mingist eelmisest toidukorrast midagi alles, et me püüame leida selle lahenduse, sest et siis ma ütlen, väikestel lastel kuskil vanuses 2–6 eluaastat tegelikult on üsna normaalne see, et nad katsetavad ja proovivad ja mingid asjad ei maitse ja siis mingil hetkel nad on ikkagi nõus jälle neid proovima. Nii et ma proovin nagu vaadata seda teemat hästi avatud. Mul ei ole küll seda, et me teeme 3 erinevat toituda, aga me püüame ikkagi arvestada seda individuaalsust, sest et tegelikult igaühel on õigus oma maitsele ja laps peab saama otsustada, et mida ta siis sööb või mitte. Et ma saan aru, et seal on need sellised normaalsed piirid, et ei saa ju restoranid päris pole, et kõik tellivad, mis soovivad, aga ma püüan seda individuaalsust ikkagi nagu arvestada ja mitte sundida, sest et toitu me ju tegelikult sööme selleks, et elada.
aga selles peab olema ka seda rõõmu ja naudingut, et jah, et leida see tore tasakaal seal kõige selle vahel. Kuidas aru saada, et kas ma ise või keegi mu lähedastest ei söö selleks, et elada, vaid ta kasutab toitu millegi muu jaoks? Oot, et kuidas... Näiteks emotsioonide mingi maha kinnisöömiseks või et kuidas sellest aru saada, kuidas märgata perekonnas näiteks, kui kellelgi ei ole toiduga tegelikult päris okei suhe, aga ta ise sellest ei räägi? Ma arvan, et enamusti väljendub see ikkagi selles ülesöömises, et siis eks see on jah, et kui inimene ise seda teemat ei ava, et kuidas selleni jõuda. Kui see on, ütleme, et ajas muutunud asi, et siis võib ju kaugemalt alustada, et mitte selle toidu teemale keskenduda, vaid lihtsalt küsida, et kuidas sul läheb või kas on mingid rõõme ja muresid, mis nagu jagada, et siis kuidagi niimoodi samm-sammult selle teemani nagu jõuda ja kui on juba avatud, et siis nagu öeldagi, et ma olen märganud, eks ju, et sa kuidagi nagu kas toitud teistmoodi või et midagi on justkui nagu sinus muutunud ja kui inimene on valmis, siis ta, eks ju, räägib sellest. Et eks see on selline tundlik ja keerulisem teema, et peab natukene nagu, kuidas ma ütlen, siis olukorda tunnetama ja vaatama, et kas või kuidas või millal seda teemat nagu tõstatada. Aga see ilmselt väljendub kuidagi ju veel, kas siis ongi tuju või tõesti keha muutub või mis iganes, et just ma mõtlen laste puhul, et sageli on neid lugusid, kus laps on olnud toitumishäirega nii, et vanem ei teagi ja ta on saanud sellest hiljem teada, kui on juba sellest teisest otsast nagu välja tuldud. No ega minu endaga tegelikult oli sama lugu, et mul oli just see, eks ju, et ma ühel hetkel ei söönud enam ja kuidas ma ütlen, mu ema sai jalu siis, kui ma kokku kukkusin, et ma enam lihtsalt energiat üldse ei olnud, eks ju. Et see on selles mõttes väga keeruline teema, sest kui ma mõtlen iseenda peale, siis tol kõige sellisem keerulisemal ajal ma tegin väga palju süüa. Ma armastasin seal küpsetada ja nii edasi, aga lihtsalt asi oli sellest, ma ise ei söönud neid asju. Et see varjamine võib olla väga-väga osav tegelikult, et kui nüüd lastest rääkida või siis teismeeas nagu noortest, eks ju, aga lõpuks jah, ütleme, et kui on väga liigne kehakaalu kadu või see on väga kiire või sa näed, et ikkagi tekivad sellised nagu mingid teatud mustrid, mis kogu aeg korduvad, eks ju, et ma ei tea, liiga palju sporti teha, et mina tegingi siis 7 korda nädalas sporti, et siis oma pereliikmeid me ju tegelikult tunneme ja saame aru, et midagi on valesti. Aga jah, ma ei ole nagu ema käest küsinud, et mis ta siis täpselt märkas või kas ta märkas või kas ta nagu mõtles, et ta kuidagi sekkub, sest ta kordagi ei küsinud mu käest tegelikult, et mis on, nad märkasidki, et ma olen väga kõhna, eks ju, aga et mis siis tegelikult minuga toimus, et ega jah, sellest teemast ta nagu juttu tegelikult ei teinud tol hetkel. Kõik see, et tulla läbi nendest kohtadest, mida sa oled kirjeldanud, kus sa oled olnud lapsena ülekaalus ja siis vahepeal mitte söönud ja kõige sellega toimetanud, nõuab omajagu julgust. Kui sa täna vaatad oma elule tagasi ja ennast täna, kui julgeks inimesest sa ennast pead? Ma arvan, et ma olen üsna julge, aga ma olin tegelikult julge ka siis nendes nõrkades nii-öelda kohtades, kus ma olin, et sihukest julgust on minus olnud tegelikult lapsest saadik, et kui ma algklassis käisin, siis ma käisin näiteringis näiteks ja mulle meeldis see laval olemine ja kuidagi nagu välja paista. Et täna ma võib-olla, kui ma mõtlen sellele, et mida ma julguseks pean, siis tegelikult see on nagu aus iseenda vastu olla ja ka teiste vastu. Et see on võib-olla nagu
kõige sõõram märksõna, mida ma selle julgusega nagu täna enda jaoks nagu seostan. Tuleb sul mõni lugu meelde oma eneseelust, kus on olnud see väljakutse, et vot selles olukorras mul tegelikult oli keeruline aus olla, aga ma tegin selle ära? Ma arvan, et eks see kõige rohkem väljendub võib-olla ikka nagu paari suhtes, et sa julgeks mingeid asju välja öelda, et kas näiteks midagi ei sobi sulle, et see võib olla täiesti argine asi, et näiteks meil on suvila, eks ju, seal oma kodukandi lähedal ja teinekord ma tegelikult ei taha minna. Abikaasa nii väga tahab, aga mina ei taha, et kuidas öelda nüüd, et tegelikult ma ei taha tulla. Ja vahest on see nii raske ja vahetevahel ma tegelikult ikkagi lähen, kuigi ma ei taha ja pärast olen iseenda peale pahane, et näed, ma ei olnud aus. Et see tegelikult algab sellistest pisikestest asjadest, mul tundub, nii et jah. Ja see ausus siinkohal on siis ju mõlemad pidi, et nii aus iseenda vastu kui ka teise vastu. Kuidas su kogemus on olnud, et kui sa sellisel juhul ikkagi valid ennast ja ütled, kuigi seal on oht, et teine võib-olla solvub või saab haiget või pahandab, siis kuidas su kogemus on olnud, et mis see tegelikkus on olnud? Kui sa oled kartnud, et see võib lõppeda nii või minna nii ja kuidas tegelikult on läinud? Mul ei ole olnud nagu sellist olukorda, kus ma oma aususe pärast väga halvasti pärast tunnen, et pigem ma olen siis uhke ikkagi alati enda üle, et näed, ma ikkagi valisin iseennast. Ma olen siin ja praegu ja ma saan siis näiteks teha midagi muud, eks ju, mis mul oli siis südames. Et tegelikult on hea tunne, kui sa valid selle aususe ja iseenda. See võib kõlada klišeena, sellest on väga palju räägitud, aga ma küsin sinu käest, et mis tähendab sinu jaoks iseenda valimine? No minu jaoks tähendabki seda, et ma usaldan seda oma sisetunnet ja teen seda, mis minu jaoks nagu õige tundub. Kuigi võib-olla keegi teine valiks midagi muud. Kuidas sa tunnetad seda piiri sest tihti, kui me valime ennast, siis meid võidakse sildistada, kes egoistlikeks, isekateks. Et kuidas sina tunnetad, kus see piir läheb, et kus on see, et ma nüüd teen enda järgi ja teistega ei arvesta või ma lihtsalt valin seda, mis tundub mulle tähtis? Kuidas sa sellel nagu vahetad enda sees? Ma arvan, et ma olen üsna selline empaatiline inimene. Ehk siis ma suudan ka teisi inimesi kuidagi lugeda ja püüan siis teha seda kuidagi sedasi nagu heatahtlikult teiste inimeste suhtes. Et ma arvan, et see on selline hästi tunnetuslik, et kuidas jääda ausaks iseenda suhtes nii, et sa teistele inimestele kuidagi liiga ei tee. Ja samas tegelikult vahetevahel ongi okei, kui keegi siis väljendab oma kas kurbust, pahameelt või mõnda muud emotsiooni sellega seoses, et mina olen valinud iseennast. Aga siis ongi see, et nüüd ma kas või laste puhul ma saan aru, et see kurbus on nagu okei ja ma ei pea seda kuidagi kinni lappima või sellepärast ise midagi teistmoodi otsustama, et lihtsalt vahel on nii. Mulle tundub, et kui me valime vanemana ennast, siis me tegelikult oleme lastele väga head eeskujud selles mõttes, kuidas valida ennast. Et kui seal on nüüd ema, kes kogu aeg teeb kõike ainult laste nimel ja ennast jätab täitsa tahaplaanile, siis kasvavad ju lapsed ka tegelikult sellise eeskujuna üles. Et see on kuidagi see mõte, mis on mind hästi toetanud. Sellistel hetkel, kus ma tõesti tunnen, et ma tahan valida ennast versus näiteks, et teha oma lapsega koos midagi, aga ma praegu tunnen, et ma vajaksin üksi olemise aega. Ja seal ongi taga see, ikka tuleb see maamkilt, et nüüd ta on kurb ja ma ei tahtnud temaga koos olla ja kõik on. Need on lihtsalt hetked ja laps ei pruugi isegi nii mõelda. Aga see, mis toimub minu sees, et ma ise annan selle hinnangu, et kuidas ma nüüd valisin ennast, et ma tunnen ennast seal juures halvasti, siis mida sa ütleksid inimesele, kellel on ka väikesed lapsed ja kes ei julge näiteks valida ennast, kes ei lähe trenni, sest et laps ripub jala küljes, ütleb emme ära, mine kodust ära? No ma arvan, et kuidas ma ütlen, alustada tuleb muidugi väikestest sammudest, et mina oma väikeste laste kõrvalt oligi see, et see koht, kus ma siis käisin ja mida lapsed teadsid, et emme läheb nüüd trenni ja nad teadsid, et ma ju tulen sealt tagasi, eks ju. Et need pisikesed sammud ongi olulised, et mingisuguse rutiini loomine, kus lapsed nagu teavad, et see on see emme asi või issi asi, kus ta siis käib ja enda jaoks midagi aega võtab. Aga ma olen selles mõttes 100% sinuga nõus, et läbi selle, et me ise teeme mingeid asju, me
õpetame tegelikult lastele seda, et nad nagu oskavad iseendale nagu keskenduda ja ka endale siis sellist aega võtta. Ja minu arust see teine pool on ikkagi see, et kui me elame nagu laste nimel, siis tegelikult ühel hetkel lipsab ikkagi suust see lause, et ma olen nagu nii palju sinu nimel ohverdanud. Aga tegelikult ei ole ju lapsed seda kunagi palunud, et sa ohverdaksid. Nii et ma arvan, et see on selline hästi teadlik asi tegelikult, mis tuleb lihtsalt teha, et võtta aega iseendale ja ka näiteks nagu paarina ära käia laste juurest, eks ju, et näed, et kas või meie käisimegi kahekesi, eks ju, mehega seal Mehhikos, kuna meil täitus 10. pulma-aastapäev ja me seletasimegi lastele seda, et me ütlesime, et võt, nüüd see on see koht, kus meie nagu vajame seda kahekesi olemise aega. Ja nad tegelikult nagu mõistsid seda, et kihvt oli, kui me tagasi tulime, siis see väiksem Preili ütleski, et vahepeal ongi vaja, et emme issi käivad kahekesi, et kuidagi nagu nemad said ka seda nagu natukene seedida ja siis pärast peegeldasid ilusti tagasi seda, nii et jah. Ja nad saavad selle kaasa võtta, kui nad hakkavad ise kord pere looma, et see on täiesti normaalne, et vanemad tahavad olla kahekesi. Just. Mul on hästi meeldinud see vestlus täna selle poolest, et ma ei tunne ju sind, aga kuidas sa oled nagu järk-järgult avanud seda oma teekonda ja seda, kuhu sa oled jõudnud ja seda, mismoodi sa mõtled ja mismoodi sa just see pere koht kuidagi hästi on kõnetanud, et sa räägid sellest nii julgelt ja avameelselt. Et mis sa arvad, mis on see, mis sulle täna annab selle kindlustunde niimoodi ennast avada, jagada? Teades, et seda podcasti võib ju kuulata üsna mitu inimest. Tegelikult nagu see julgus üleüldse ennast avada on tekkinud läbi minu lähedaste ja läbi selle, et ma olen siis sellist persoonibrändi ehitanud siis Instagrami kaudu. Et ma ütlen, et kui keegi ütleb sulle, et see, kes sina oled, et see on inspireeriv teiste inimeste jaoks. Ja kui ma olengi kihi haaval kuidagi ennast avanud, siis seal Instagramis rääkinud oma raskusi siis nagu vanemluse teekonnal ja killukesi ka partnerlussuhtest, et siis ja saanud sealt nagu sellist peegeldust, et see on teiste inimeste jaoks kuidagi vajalik, siis see ongi see jälle julguse andnud mulle, et ma räägin nagu oma teekonnast, oma valikutest ja kui ma mõtlen, et mis siis see kõige hullem asi, mis võib olla, mis juhtuda saab, et ma ei olegi oma peas välja suutnud mõelda, et mis see siis olla võiks, et jah, kuidagi, kui vähemalt üks inimene saab siit sellest meie vestlusest midagi kaasa võtta, siis midagi, kas või ühe mõtte, siis ma arvan, et on juba olnud see täiega väärt. Aitäh, et sa jagad ja inspireerid. Millest sa unistad? Minu selle aasta üks unistusi oli see, et ma saaks rohkem reisida. Nii et Mehhiko reis on tehtud, varsti me lähme lastega koos reisile ka, nii et ma unistangi tegelikult reisimisest. Et ma tunnen, et see on nagu nii selline alati põnev ja teisi kultuure avastada ja näha midagi teist enda ümber kui see tavapäev, et jah, reisimisest. Kuidas sa tunned ennast teises riigis? Ma tunnen tegelikult hästi, et eks alati on selline põnevus ja võib-olla eriti seal Mehhikos olles seal ikka tuli juttu nendest narkokartellidest ja siuke siis korraks mõtled, okei, et kas on tõenäosus, et midagi võiks juhtuda või aga lõpuks ma saan aru, et kuidagi selle, kuidas ma ütlen siis, hirmuga elades on võimalik hästi palju asju enda jaoks kuidagi kinni panna. Et mul abikaasa jõuludeks kinkis mulle raamatu Hirmutants. Nii et see räägibki just sellest teemast, et me peaksime pigem oma sellistele hirmudele vastu astuma, nii et ma proovin mitte väga siis mõelda igasuguste selliste asjade peale, mis siis kui, sest tegelikult ei ole neid juhtunud.
mis sa siin elus veel ära tahaksid teha? Ma usun, et sul on üsna pikk elu veel ees ja sa tegeled täna toitumise osaga, et toetada inimesi. On sul selline mingi suur siht või pilt või kuidas sa tahad, et see oleks, kuhu sa tahad jõuda, võib-olla ehitada ülemaailmse suure organisatsiooni, kes toetab või hoopis üksinda tegutseda üks ühele? Kuidas su mõtted ja tunded on liikunud selles suunas? Ma olen tegelikult niimoodi samm-sammult sellel teel astunud, et ma lõpetasin eelmine kevad ja siis ma vahepeal võtsin niisuguse hingetõmbe aja endale, mõtlesingi, et mis ma siis teen. Ja eelmise aasta teises pooles ma katsetasin seda, et mis tunne on siis loenguid anda. Nii et siis, ja need olid siis sellised nagu näost näkku loengud ja see teema tegelikult mulle väga meeldis. Nii et selliste loengute teemadega olen ma niimoodi vaikselt ka jätkanud, aga samas on hästi vahva näha seda, et kuidagi nüüd inimesed ilma minu reklaamimata tulevadki ja kirjutavad mulle ja küsivad, et kas neil oleks võimalik nagu personaalset nõustamist saada. Nii et mul ei ole tegelikult niisugust nagu väga suurt sihti ette seatud, vaid ma tegelikult vaatangi niimoodi samm-sammult. Kuna mul on endal lapsed, siis ma olen mõelnud ikkagi selle laste toitumise temaatika peale, et just eile oli mul ühe vanemaga toitumisnõustamine, siis tema lapse teemade toetamiseks, nii et ma tundsin ennast kuidagi selles vestluses väga hästi ja siis ma mõtlesingi, et võib-olla siis ikkagi sinna suunda katsetada ja vaadata, et mis saab. Nii et ma ütleks, et ma ei ole seadnud endale liiga suuri eesmärke, sest ma tahaks lihtsalt nagu vaikselt vaadata, et mis see suund on, sest et mul tundub, et mul ei ole kuhugi kiiret. Et ma saangi lihtsalt minna ja vaadata ja siis näis, mis see tulevik toob. Et kui keegi nüüd kuulab siin ja tahab tellida sinu käest loengut näiteks oma ettevõttesse või kooli või siis räägi sellest natuke, millest sinu loengud räägivad. Mis teemal sinu käest saab loengut tellida? Tegelikult saab erinevatel teemadel, aga praegu need loengud, mida ma olen teinud, on olnud selles mõttes nagu niisugune nagu baas, et kust üldse alustada, et kui on soov oma toitumise teemaga tegeleda, et ma räägin siis nendest toidukordade tasakaalustamisest, räägin, et miks üldse me peaksime selle tervisliku ja teadliku toitumisega tegelema, et veresuhkru stabiliseerimisest ja ka jaganud selliseid praktilisi nippe, et kuidas mina siis igapäevaselt toimetan selleks, et ma saaksingi siis täis töökoha ja laste ja siis sellise isikliku elu kõrvalt nagu kõike seda tasakaalus hoida. Nii et jah, ma saan neid loenguid kohandada vastavalt sellele, kuidas soovid ja vajadused on, nii et vabalt võib küsida. Kellele sa kõige suurema hea meelega neid loenguid pead? On sul selline eelistus ka? No ma olen nagu pidanud täiskasvanutele ja samas on olnud ka selliseid nooremaid, et ma tegelikult ei olegi vist mingit eelistust. Et võib-olla kõige olulisem on lihtsalt see, et need inimesed, kes kokku tulevad, et neil on nagu päriselt huvi seda kuulata. Kuigi kuna me kõik sööme iga päev, et siis ega me sellest mööda minna ei saa sellest söömise teemast, eks ju. Et ma usun, et iga kord, kui keegi minu juurde on jõudnud, siis mingi mõtte ta ikka saab nagu kaasa võtta, eks ju, et No siit tuleb küsimus, et kuidas sulle tundub, kui sa vaatad niimoodi ringi, et mis seis meil on selle toitumisega? Niimoodi hästi laialt, inimesed on ju väga erinevad, aga arvestades, mida meedia kajastab nii palju, kui sa loed või näed seda, et kuidas see trend on või kuidas me liigume? No praegu on nagu see teema võib-olla, et kuidagi seda valikut on hästi palju. Meil on ju tohutult suur riiulite vahe, et kui sa poodi lähed, et pigem ongi küsimus, et mida võtta ja mida jätta. Ma arvan, et nagu üks teema, mida ma ikkagi panen tähele, on see tasakaalu küsimus, et meie taldrikul peaks olema ju tegelikult umbes poole ulatuses, eks ju, köögivilju. Ja siis see teine pool jaotatud siis nagu mingi valguallika ja siis süsivesiku vahel, et need süsivesikud kipuvad ikkagi olema nagu suures enamuses ülekaalus.
ja küsimus ei ole mitte selles, et need süsivesikud kuidagi halvad oleksid, vaid lihtsalt see, et need vajavadki tasakaalustavat jõudu siis kiudainete ja siis valkude rasvade näol just sellepärast, et siis meie tervis oleks nagu hoitud, eks ju. Et võib-olla see on see, et kui ma kas või seal oma töökohal Sisekaitseakadeemias lõunale nagu söömas käin, et siis see on see võib-olla, mis ma tähele panen, et inimesed ikkagi ei taha väga palju neid köögivilju süüa. Ja ma arvan, et ikkagi see nagu see siltide lugemine, et me päriselt huvituksime sellest, et mis on see, mis me sealt riiulilt nagu kaasa haarame, et jah, võib-olla need 2 teemat. Et need on need, millele võiks panna rohkem tähelepanu. Just. Tundub sulle nii? Kas me oleme täna rääkinud päris paljudel teemadel, natukene sinu loost ja perekonnast ja suhtest ja toitumisest. Kas on midagi veel, mida ma praegu ei ole küsinud, aga sa tahaksid veel siia saatesse tuua? Tundub, et sellised suured teemad on nagu läbi käidud. Et jah. Kas siis ma küsin, mis sa oskad öelda kuulajale, vaatajale, et kes on tunned, et nad ei ole hästi selle toitumisega, ise ka saan aru, et ei ole hästi, aga ei ole osanud liikuma hakata. Et mis on võib-olla need paar väikest asja, mida kohe täna siin saaks iseenda heaks ära teha? Üks asi on näiteks regulaarsuse teema, et süüa ikkagi päeva jooksul regulaarselt. Et jälle kas või, eks ju, oma töökohas märkan, et inimesed jätavad lõuna näiteks söömata, eks ju, ja see võibki lõppeda sellega, et sa lähed koju ja sa ei suuda söömist lõpetada, sest lihtsalt kuna veresuhkur on nii madalaks läinud, siis ei tekigi seda küllastustunnet peale, eks ju, ja kui ongi nii, et on pikk vahe jäänud ja siis sa sööd veel selle tasakaalustamata toidukorra, siis on väga raske siis nagu saada seda tunnet, et mul oleks nüüd kõht täis. Nii et esimene teema on regulaarne teema, et süüa siis ikkagi vähemalt 4 korda päevas, 3 põhitoidukorda ja siis 1 vahepala. Siis teine teema on see, mis ma juba mainisin, et see toidukord oleks tasakaalustatud, et seal oleks ikka rohkelt köögivilju ja siis need süsivesiku ja siis valgu ja rasva allikas. Ja kui ma peaks nüüd 3. teema tooma, siis on võib-olla nagu vee joomine, et see on ka see teema, mis sageli kipub nagu ununema, et võib-olla kes armastab kohvi juua, et siis võtad mitmed kohvitassid, aga et võt just nagu puhast vett juua, et minul endal väljendub see, kui ma olen nagu veeunarusse, et kohe sellises nagu, mul tekib siuke udu pähe või ma ei oska öelda, et siis ma saan aru, et nii, ma olen nagu jätnud natukene unarusse, nii et jah, võib-olla need 3 nagu teemat niimoodi. Et veega tuleb mul ka meelde, et kui juba on janu, siis ilmselgelt tegelikult on hilja, et oleks see keha hoida kogu aeg niisutatud, nii et janu otseselt ei tekigi. Just, täpselt. Ja räägi meile siia, kust sind leida võib, kuidas sinuga saab ühendust võtta, kuidas saab sinu juurde nõustamisele tulla. Sa mainisid juba Instagrami, mis on need kanalid, kus sa jagad, ennast väljendad ja kus saab sinuga kontakti? Et minu Instagrami konto ongi siis põhiline kanal, kus ma toimetan ja see ongi lihtsalt nimega Kristi Kirikal, et väga lihtsasti leitav, et ma seal oma seina peal jagan mõtteid teinekord elust laiemalt, aga enamasti siis just toidu teemal. Ja see on see kanal, kus saab mulle kirjutada ja ka nõustamist siis broneerida või siis kas või kui on soov, siis kuskile ettevõttesse rääkima kutsuda, et ka sealt kaudu saab mind kätte. Et ma soovin, et kõik need, kes peavad sinu juurde jõudma, jõuaksid teie kergusega ja kui sa tundsid ära, kuulaja, vaataja, et Kristi on see, kellega sina tahaksid kas koostööd teha, teda kutsuda esinema või miks mitte minna nõustamisele või lihtsalt kohvikusse toitumisteemadel arutlema, siis sa tead, mida teha, võtta ühendust. Tänan sind selle vestluse eest, tänan, et sa olid valmis tulema, et sa rääkisid täpselt sellest, mis täna siia saatesse tahtis tulla ja ma soovin sulle kõike seda, mida sina ise kõige rohkem soovid, et see jõuaks kergusega sinuni, et see elu saaks olla täpselt selline, nagu sa ise tahad. Nii et aitäh sulle!
ja aitäh sulle ka kuulamast ja vaatamast. Ja kui sind miski siit kõnetas, siis ma ikka kutsun üles, et jaga seda episoodi vähemalt ühe oma sõbraga. Tšau!